lapsed pärast kooli tegelevad tavaliselt trenni, huviringi või muu organiseeritud tegevusega. Enamasti näeb päevaplaan välja selline, et tullakse koolist, siis minnakse trenni või huviringi ja siis hilisõhtuni õpitakse. Suurimad takistused noorte jaoks on koolikoormus, kodutööd, ajapuudus ja ka väsimus mängib suurt rolli. Paljud noored väidavad, et kodutöid on liiga palju ja selle kõrvalt on raske leida aega trenni või muude asjade jaoks. Kui Tartu lapsed saaksid vabalt valida, siis nad tegeleksid rohkem trenniga, veedaksid rohkem aega sõprade ja perega ja oleksid rohkem väljas. Ma valiksin samuti need samad tegevused, kui mul oleks rohkem aega. Kokkuvõtteks ütleksin, et Tartu noored on väga mitmekesised ja aktiivsed. Nende jaoks on olulisel kohal sport, huviringid ja sõbrad. Suurimaks väljakutseks osutub kooli ja ka huviringide tasakaalustamine. Paljud noored leiavad, et nad ei leia päriselt aega tegeleda nende asjadega, mis neid päriselt huvitavad.